No nii, võistlusteni on jäänud siis täpselt 9 nädalat ja 4 päeva. Juuksuri poolt olema siiamaani tagaotsitav. Täna ma kahjuks seda korda ei tee. Äkki juba järgmine video on ilus poiss siin kaamera ees. Aga let's get into it. Viimasel ajal on mul kerge probleem selles, et ma ei saa oma süssipisikut kätte ja rasvasid. Seega ma olen otsustanud, et ma võtan vahepeale lihtsalt endale riisikukleid, soola ja pähklivõiga. Ja lihtne snäkk selle jaoks, et oma mäkrosi ehitada paremini. Mõned juuksihundid tõenäoliselt juba aimavad, mis päev täna on, sest muidu ma ei istuks selle masina peal. Aga täna on jalapäev. Seega alustame siis korraliku jalaseeriaga. No nii, kolmas harjutus. Aeg on panna põlvest toestused peale. Kuna võistlustel on jäänud suht vähe aega, siis ma olen otsustanud, et ma enam masina peal ja kangiga kükki ei tee. Selle jaoks, et lihtsalt säästa oma keha ja vältida vigastusi. Ja selle asemel siis lihtsalt teen vöökükki reielihasele. Sest et ma olen aus, mina ei viitsi teha käärkükki ühe jalaga. Minu arust on see hea harjutus, aga ta ei ole sulle kohustuslik selle jaoks, et saada suuri jalalihaseid. Ja ma säästan selle võrra aega, et ma lihtsalt teen nagu paar seeriat kahe jalaga kükki ilusti suutlikkuse piirini. Et jah. Väike koolitund ka kõigile seoses vöökükiga. Siin on 3 konksu, kuhu on võimalik siis panna enda vöö kinni. Mida kaugemale sa paned vöö, seda kergem see raskus on, mida sa tõstad. Ehk siis sa võid samamoodi jätta sama raskuse peale, mis sul eelmine nädal oli, ja lihtsalt liikuda konksu võrra ettepoole ja saad selle võrra areneda ka. See on samuti üks viis, kuidas progresseeruvalt areneda jõusaalis. 3 konksu on ülihea. Mina teen alati kõige kitsama peal, sest siit sa saad kõige suurema liikumisulatuse ja siin on kõige raskem. Ma soovitan sul ka proovida alati seda konksu kasutada. Aga kui on liiga raske, siis kiire parandus. Võtad siit ära, vajad siia ja saad edasi minna. Ei peagi raskust maha võtma hoopis. Just sai tehtud hea raske seeria. Ja siis lõpetan seeria ära ja siis panen tähele, et kaamera ei filminud. Nice. Aga tuli, viimane seeria tuli 14. Sihukene RPE 8. Oleks jõudnud päris palju veel, aga ma lihtsalt hoian ennast. Sest et see nädal tuleb veel üks jalapäev, mis tuleb ka ära elada veel. No nii, kõige raskem osa trennist on tehtud. Tagareis ja sisereis ja eesreis on täis pumbatud. Jalad on mõnusalt täis. Nüüd on ainult jäänud veel siis säärelihased ja toharalihas. Aga natuke muud asja ka. Tänane kaal oli siis 70,4 hommikul. See tähendab seda, et päris palju on juba tehtud. Kokku 35 kilo kaotatud algsest. Ma tegin prepi alguses välja selline.
olen 2 aastat ette valmistanud selle jaoks, et jõuda täna siia, kus ma olen. Ja täna hommikul ma olin selline. See on päris kõva, ma olen suhteliselt rahul sellega. Need on küll natukene erinevas kohas on tehtud, aga erinevust on ikkagi väga märgata. Ma ütleks, et ma olen hetkel välimuse poole pealt enda kõige paremas vormis. Aga sellega on ka see, et ma võin olla väga madala rasvaprotsendiga, aga see tegelikult ei ole tervislik ja seda pärast ma hoidma ei hakka. Kui ma lavalt ära tulen, siis ma tulen natukene kõrgemale tagasi, et taaskord lihast hakata kasvatama ning tõenäoliselt hakkan ka siis enda järgmisteks võistlusteks ette valmistama. Aga me ei saa ära unustada säärelihaste treenimist. Selle asemel, et jutustada liiga kaua, tuleme Smithi peale ja hakkame juba siis säärelihaseid ka pumpama. Ma tean seda, et see nurk muudab jalalihased metsikult suureks. Praegu ei ole oluline suurus, vaid ma loodan, et on näha veresoon lihtsalt jala peal, mis on hetke seis. Okei, ma vaatasin just videot järgi. Ei olnud näha, aga teeme ühe ilusa low angle käänduside seeria ka. No nii, maskuliilsed mehed võivad nüüd mulle öelda, et ma teen naiste harjutust, aga mul on jumala ükskõik. Ei ole ühtegi harjutust, mis on mõeldud meestele või naistele. Kõik harjutused on mõeldud kõigile. Igal harjutusel on oma aeg ja koht. Mina teen tuharalihasele siis cable kickbacki. Jah, teen seda harjutust tõesti. Ja mis seal ikka, panen endale ilusad rihmad külge. Võite kommentaarides mulle puid alla panna. Või jumala savi. No nii, jalapäev on tehtud. Nüüd on lõpuks aeg siis teha ka kardiot. Kuna ongi siis lõpuots, siis iga trenni lõpus tuleb kerge kardioring. Ma olen otsustanud, et ma sõidan ratast, sest et see on minu jaoks kõige vähem tülitavam tegevus. Lindil, kui ma kõnnin, siis ma pean keskenduma hästi palju. Aga rattal ma lihtsalt väntan rahuliku tempoga, lihtsalt natuke liigun. Stairmasteril sa pead nagu räigelt keskenduma ja samas on ka see, et see on nii kurnav. Ma pigem lähen teen selle ühe jalapäeva rohkem ja saan oma jalalihaseid paremini hoida kui see, et ma lihtsalt tapan ennast kuskil mingi lindi peal joostes või Stairmasteri peal kõndides. Mul on jumala ükskõik sellest. See on eelis, miks olla iseenda coach. Kui keegi tahab minna võistlustele, siis ma kindlasti pigem ei soovita ise minna. Mina lihtsalt otsustasin nii, ma olen ise treener ja see oli minu otsus, et ma lähen ise. Kui ma kaotan, siis ma ei saa mitte kedagi teist süüdistada kui ainult iseennast, sest mina olin see, kes selle otsuse vastu võttis. Nüüd siis tõmbame kapuutsi pähe ja paneme mussi käima ja rahulikult väntame siis. Aga nüüd on selles suhtes päeva lõpupool jälle. Nüüd tuleb käia kähku poes, osta natukene toidukraami, et siis teha juba söök valmis. Sest et nii nagu on oluline jõutreening, on ka oluline toitumine. Ostame kanarinnafileed, et visata ta kiirelt tahju, et saaks kiire valguallika ka ilusti toidukordadele juurde. Ma mõtlesin, et võib-olla ostab kartulit veel ka, et siis ahjukartulit teha. Ülihea trikk, mis ma olen hiljaaegu hakanud rohkem ja rohkem kasutama, on see,
et ma ostan pestud kartulid alati ja siis pestud kartuli pesen igaks juhuks ära veel ühe korra ja seejärel ma lõikan ta pooleks ja panen nii-öelda siis selle lahti lõigatud poole panen ahjuplaadil allapoole ning siis ta jääb niisugune mõnus pehme. Niisugune tunne nagu oleks keedukartul, aga samas koor jääb ilus krõbe. Ja siis ma teen niimoodi ligikaudu 200 kraadi juures 40 minutit. No nii, nüüd on küll aeg juba nii kaugel, et on uus päev, on reede ja me lähme nüüd ülakehatrenni, aga ma tahtsin veel siis ära rääkida seda, et alati ei ole oluline see, mis sa jõusaalis teed. Kui sa keskendud ainult jõusaalile, siis suur osa elust jääb sul üldse tähelepanuta. Näiteks toitumine, näiteks uni, näiteks samuti perekonnaga aja veetmine. See, kui head tulemused sa saavutad, on samuti mõjutatud sellest, mis on sinu terve muu elu, kui suur su stress on. Vahepeal selle asemel, et teha see lisatrenn, mine hoopis tee kodus süüa, mine veeda aega perega, mine maga parem ja su tulemused tulevad palju paremini. Mina isiklikult olen ka olnud sellistel hetkedel väga trennis kinni, kus on mul väga suur stress ja tagasi vaadates, kui ma nüüd rohkem tean asjadest ja kui ma olen sellega kauem tegelenud, siis ma olen aru saanud sellest, et ei ole häbiasi puhata, ei ole häbiasi veeta aega sõpradega ning alati ei ole täiuslik see, mis me peame püüdma. Seega ma loodan, et see pep talk aitab sul püsida järjepidev ning see you!